ja toppida sinna sisse nii suure mootori, nagu see raam vähegi kandis. Et mul kolleeg Karl Salumäe on neid autosid võrreld, et see nagu V8 mootoriga rula, mis on põhimõtteliselt nagu suurepärane võrdlus ka seda Nicholsit vaadates, et ongi nagu rula, mille külge on seotud V8 mootor. Ja mis saaks veel ägedamat olla? Ja kuigi meil oli seal ju näha Paganisid, eks ole, siis olid seal mõned Porsche'd, siis oli seal Lamborghinisid, terve suur väljapanek. Oli veel palju autosid, oli ka selle superkaari garaažis, eks ole, aga see Nichols jäi kohe silma, mitte sellepärast, et oleks mingi vingelt ilus olnud, vaid see oli nii, et astusime lähemale, mida lähemale sa astud, seda rohkem näed, või küsisime infot juurde ja seda rohkem ahetad, et vau, et siuke asi. Ja kui sa väike tootja, see väike tootja koosnes siiski ikkagi F1 läbikäinud inseneridest, kes teadsid, mida nad teevad. Seal ei olnud nii, et hakkame nüüd autot aretama, et ei, see oli niimoodi, et oli võetud ikkagi parimatest parimat nii-öelda teadmused ja pandud sinna sisse ja Nichols nii-öelda käibki ringi, neil oli üks auto valmis ja mõned tootmises ja selle näitusautoga nad käivad ju, nüüd lähevad, kas tulid Ameerikast ja lähevad Ameerikast? Tulid Ameerikast ja suvel nad plaanivad Goodwoodi, eks ole minna. Ja Goodwood, täpselt. Ma umbes nii sain aru, et nad peaaegu kutsusid mind Goodwoodi sõitma selle autoga. Aga võib-olla ma sain valesti aru. Ja no igatahes see Nicholsi nimi oli minu jaoks enne seda Pariisi kohtumist täitsa võõras. Ja tänu sellele oskusteabele neil on, tundub, et tõsi taga. Hinnaklass on oli jälle 500 000, eks ole, mis kilohinnana on päris raske või tähendab päris kallis, sest et see auto oli ju ülikerge, ta kaalus 900 kilo ja mootor oli siis 7-liitrine Corvette, mis oli omakorda tuunitud, forseeritud 700 hobujõu kanti, et selle auto kiirusomadused võivad olla täitsa hirmsad. Kusjuures ta on täiesti selles mõttes analoog auto, et ta on manuaalkastiga, ja erilisi juhiabisid tal ei saa olla, aga samas ta on vähemasti Suurbritannias tänava legaalne ja tegeletakse vist, et ta oleks tulevikus ka Euroopa Liidus tänava legaalne. Ja hetkel ta oli vasakpoolse või parempoolse rooliga ja nad teevad ka vasakpoolse rooliga versioonid vist siis, kui nii-öelda tootmine ja tellimused paremini käima lähevad. Ja sisse istudes sinna, ma mahtusin sinna kenasti ära ja üks esimesi nuppe, mis mulle silma jäi, oli keskkonsoolil keskel oli lihtsalt nupp number 11, eks ole. Siis me küsisime, et mis nupp see on. Inglis keeles on väljend, et up to 11, eks ole, et autot käivitades ta käivitub by default 450 hobujõulisena. Ja kui sa tahad, et kõik oleks nagu täiesti maksimumi peale, et 700 hobujõud, et sa vajutad seda nuppu 11, siis on sul kõik nagu täiesti põhjas. Siuke äge väike.